Nii, aeg on teha väike intervjuu meie nädala tegijaga ja meie nädala tegija on ilmselt mees, no päris kindlasti mees, kes pole kunagi meil nädala tegija olnud. Lähme oma tegevuses natuke aega tagasi toimunud Punk laulupeole, kus uue kanali siis reporter ja saatejuht Kairi Rondo käis Punk laulupeol ja tegi siis intervjuusid kohalike seal inimestega, kes külastasid ja nii edasi ja nii edasi. Ning lõpuks sattus ühe punkarite seltskonda ja oli kokku leppinud küsimustiku ja vastused ja et neid esitama hakates juhtus selline asi, et üks punkar rebis maha tema särgi esise, paljastades Kairi Rondo rinnad ja punkar on siis välja uuritud, et tegemist on punkariga, kelle nimi on Aknool ja Aknoolile oleme nüüd helistanud, et küsida, et mis mees on Aknool ja mis ta maailma asjadest arvab. Halloo! Halloo! Tere, Aknool! Tere! Tere! Kas te olete see punkar Aknool ikka? Olen küll punkar Aknool. Räägi siis, härra Aknool, räägime kõigepealt sellest juhtumist, et miks see siis selline asi aset leidis? No, kõigepealt muidugi olime punklaulu peal ja vaatasime siis oma seltskonnaga rahulikult, kuidas ja mis toimub ja äkki lendas sinna selline sekspomm. Sekspomm ja hakkas küsima selliseid kohatuid küsimusi tegelikult. Ja alguses ütles, et teeme lihtsalt kaameraproovi ja siis pärast tuli välja, et ei olnudki enam niimoodi, vaid et ongi selline nagu uus kanal ja tahtsime raha küsida, kõigepealt raha ei antud, öelge tehke niisama ja siis otsustasime nagu protesteerida. Ja arvasite, et kõige varem protest on siis tõmmata rinnad paljaks? Jah, kuna omal ei olnud, siis tõmbasime temale. Rindu? Kas on see tegemist kuidagi seotud see tegu siis Ukraina liikumisega Femen? No, mis see on? No nemad protesteerivad kõikide asjade vastu, paljastades oma rindasid. Mille vastu nimelt siis? No kõikide vastu. Ei, see ei olnud seda midagi sellist, aga no mida tuleb üks sükene peib punk peole? See ei ole mingi punkar. Kurat, vihkan selliseid vannapiisid. Ja no, see oligi selles mõttes, no, kuidas nüüd eesti keeles öelda, lihtsalt lasin näkku kõikidele eestlastele, kes ei ole punkarid. Okei, te arvate, et punkliikumine on selline, mis kõik peaksid olema punkarid? Täiesti. Või siis paljaste tissidega. Räägi, Aknool, kuidas on üks punkarelu välja näeb? Mis sa päev otsa teed ja kindlasti on sul oma bänd ja mis bänd on? No, eks ikka on bändi nimi, mul on samuti Aknool. Mängime punkrocki. Otse loomulikult. Klassikalist punkrocki ja no, ega mis ma teen, ega ma tööl ma ei käi, hommikul ärkan ülesse. Mul on punker muidugi, mul on oma punkris ärkan ülesse, et teeme õllepäevalt sõpradega ja teeme bändi ja kus te raha saate? Pungielu, no. Kus te raha saate? Sebime. Olen ise siin naabri keldrites on palju tühja pudeleid, viime neid ära ja siis ostame jälle uued pudelid ja see on niisugune nagu igavene looduse ringkäik. Mis on tuntumad ansambel Aknooli laulud? Äkki ma olen isegi midagi kuulnud? No, kas Aknapesija laulu ei olegi kuulnud? Ei ole. No, võtta Aknapesija laul, siis on veel laul Raisk mu tennised läksid katki. Potased on kulunud? Ei. Raisk mu tennised. Feik meie laul oli muidugi ennem. Meie laul oli palju ennem. Siis see lugu, et Viin, meil on selline lugu Liivast koloss, Mereäärne vaikelu, see on väga hea, see on ballaad, punkballaad ja no, ma ei tea, võib-olla uutest lauludest ka, neid ka ei ole kuulnud. Ei ole kahjuks vist. No võib-olla selline lugu nagu Oleks ma Villu Tamme. Ja võt midagi tuleb nagu ette küll, jah. Hakkab looma, ja no me oleme päris kõva bänd selles osas, meil on vähemalt ikkagi olnud ka kontserte, et ei ole ainult mingi selline imaginaarbänd, vaid oleme selline kõva pungibänd, noh. Teatavasti punk on lahe mees, tead seda, sina ei tea. Ei tea, et sajad inimesed said punklaulu pealt ka toidumürgituse. Mis on sinu arvamus? Kas sina ise kannatasid seal või mis sa arvad, mis see põhjus võis olla? No eks jälle see tegelikult oli tegu siis vanade Rakvere punkarite sellise protestiga, kes siis panid toidu sisse, panid asju.
panid toidu sees halvaks läinud kala ja muud tahab sellepärast, et need pseudopunkar tegelikult seda punkmainet ja punkliikumise sellist anarhilist kogukonda tegelikult ju häbistavad ja see ei sobi. See ei sobi, et aetakse juuksed püsti ja tullakse sinna laulu peal laulma. Laulupidu on nõme, punk on lahe. No sa ise olid ju ka laulu peal. No jaa, no muidugi olin, no. Laulsin ja kuulasin ka, ei no muidugi, no aga kuidas, pidin ikka minema. No mul läheb natuke segaseks, et tähendab ühesõnaga, punkar peab olema, kui sa oled punkar... Ei no, kui sa oled punkar, siis sa võid käia, kui tahad. Ahaa. Aga kui sa ei ole, siis sa ei tohi. Okei, see ongi anarhia, ma saan. See on anarhia. Anarhia on korra ema. Selge. Räägi, Aknool, mis tulevik sulle toob, et kas sa kavatsed eluaeg nagu juua õlle keldris ja mitte midagi asjalikku teha? No mis on asjalik? Mis ma siin tegema peaksin? Kas midagi on jäänud tegemata? Perelooma? Kas midagi on tegemata jäänud? Mul on pruut. Okay. Ja mul on pruut, tema nimi on Vedelseep. Ta kutsutakse Vedelseepiks. Meil on niisugune, meie gängis, nii kui me punkgängis on, kõigil on sellised pesuainete nimed. Aha. Ja meil on siin pesupulber on veel üks tüüp ja nuustik on ka või? Nuustik ei ole enam. Nuustik on üks igavene kurati jobu, ta ei ole enam punkar, ta lõikas endal, ta ema lõikas harja ära ja siis ta ei tohi meie juurde enam tulla. Nuustik pidi kooli minema nüüd ka ja ei aga meil on mitu Käterätik. Käterätti ei ole, aga ma ei tea ka neid kõiki nimest, mul ei ole meeles. Eks kes tahab, see tuleb, see on anarhia. Selge. Tahab, see tuleb, et mis siin peret luua, mis ma seal saan, et siis on hea koos naisega hommikul üles ärgata ja õlut juua või? Ja lastega, teed endal 10 last, alati on keegi seltskond võtta, kellega õlle juua. No siis saab rahhi nagu ka kogu aeg. Jaa, muidugi. On hea mõte, on ju? Tegelikult on. No võt. No punk, Aknool, räägitakse ka seda, et ega sa eriti ei taha sellest juhtumist kuskil ajakirjandus rääkida tänu Raadio 2-le, et siin töötab selline mees nagu Anders Melts, tema pärast sa meile ainult intervjuu andsid, aga miks sa nagu häbened seda tegu või sa ei taha üldse intervjuud kuskile anda? Ei, tegelikult ma ei häbene, ega häbeneda ei ole küll midagi, aga keegi pole helistanud, ma hea meelega räägiks. Okay. Esimest korda keegi helistab üldse. Ma küsin lõpetuseks... Muidugi on keist, et mul ei ole ka muidugi telefoni endal. Muidugi, ma praegu sain šampooni käest tema telefoni, et saan ära rääkida. Ja, et ei sellist, et mul ei ole kõne aega. Ma ei saa praegu välja helistada, nii et vaatate ära ei katkesta, ma ei saa muidu tagasi helistada. Ma küsin viimase küsimuse. No? Kuidas tiss oli? Mahe. Oli mahe. Oli mida vaadata, et selles mõttes ega ma ei kahetse. Teeksin seda teine kordki. See on punk, anarhia. Anarhia on siis, kui tissid on paljad. Mõtlesime algul, et kutsume siia siin Raadio 2 stuudiosse, aga kartsime, et sa tõmbad meil tissid paljaks, sellepärast me sulle ka helistasime. No vaat olgu, muidu oleks tõmmanud ka, kui bussipilet ei ostata, siis võin tulla. No vaatab. Suur tänu sulle, Aknool, ja punk on lahe. Tšau.